Nii. Vaatame. Nii. Krüpto lubab täiesti anonüümset vestlust. Ei meili, ei telefoni, ei digijälgi. Tagasihoidlik lubadus. Panen meelega vale parooli. Kasutaja näeb selget veateadet. Hea. Konsole teatab samal ajal, et sõnumivõtme lahtipakkimine ebaõnnestus ja vanad sõnumid võivad jääda loetamatuks. Vale parooliga ei peaks brauser jätma muljet, et krüptograafia läks põlema. Kasutajale piisab valest paroolist. Õige parooliga saan kohe sisse. Teine kasutaja avaneb eraldi sessioonis ja online loendur läheb kahele. Reaalajas ühendus töötab. Kanalid vahetuvad kiiresti. Mobiilivaade on loetav ja menüü mahub ekraanile. MySpace'is lubab põhiparooliga krüpteeritud seifi, mida unustatud parooliga taastada ei saa. See on vähemalt aus. Vaatame Elementsi. Faili ja häälsõnumi nuppudel on Aria leibel olemas. Vaulti leibelid pole aga inputidega seotud ja konteiner pole dialoogina märgitud. Ekraanil paistab kõik korras. Ekraanilugeja peab natuke ise mõtlema. Siduge leibelid for ja ID atribuudiga ning lisage dialoogi roll ja Aria moodal. Networkis vastavad autentimine, kanalid, sõnumid ja salvestusmaht edukalt. WebSocket näitas 2 kasutajat reaalajas, aga kas see tõestab täielikku anonüümsust? Ei, brauseris tekib sessioon. Muidu ei saakski vestlust töötada, ent kasutaja ei näe, mida server logib, kus võtmed asuvad ega millal andmed kustuvad. Tehke avalik turvamudeli leht, siis on suure lubaduse asemel midagi kontrollitavat lugeda. Mõte 8, teostus 7, kontrollitavus 5, põhivoog töötab, suur lubadus vajab dokumentatsiooni. Egas midagi, Vibefestil näeme, seal saab vähemalt enne vestlust küsida, kellega sa räägid.